Tervist! Tänane sõna on harrastaa. Kirjoittasin sieltä tekusana harrastaa. Minä harrastan, sinä harrastat. Mitä sinä harrastat? Minä harrastan jalkapalloa. Näitteksi. Ja miksi harrastama suomenkielessä? Että mulla on hobi, harrastus. Miksi se niin olullinen on? Sellepärast, että kujuttat ise ette, kui Lappeenranta haiglasse kanditeerib 10 Eesti arsti. Kõigil on niisugune elulugu, et lõpetanud Tartu Ülikooli, tihti ka gümnaasium on Treffner. Nali naljaks. Gymnaasium võib ka olla kaugemalt, mujalt. Ja siis ongi see suurem väärtuski veel võib-olla. Minu jaoks küll. Ühtemoodi elulugu. Aga millega seal on võimalus eristuda noorel inimesel? See on väga tähtis, kui sa oled noor ja saadad oma CV-d kuhugi. Loomulikult on seal selline lõpus selline osa, kuhu võid panna kirja harrastukset. Võib-olla ma kirjutan selle sõnaga siia. Harrastukset. See on väga tähtis. Sellepärast, et kui su hobiks on näiteks võrkpall ja Lappeenrandas vaadatakse, et siin on 10 kandidaati siia. Näe, vaata siin see noormees või neiu tegeleb võrkpalliga. Meil olekski vaja meie osakonna võrkpalli turniirile uusi inimesi. Valiku kriteeriumid selles mõttes on ikka sedasi, et kes sa oled, aga kui kõik on arstid juba ja kõik on samal joonel, siis huvitav on see, et mis on inimesel hobid, harrastukset. Ja kui ma olen seda rääkinud tudengitele, siis me oleme alati saanud sellest väga palju rääkida. Üks tüdruk küsis, et tema on mitmekordne Eesti meister viibulaskmises, kas ta paneb selle sinna sisse? Loomulikult. See on ju väga hea näitaja sinu juures ka, et sa oled nagu sihikindel ja ikka näitab väga palju inimese kohta. Ükskõik mis alal ta tipp on. Ja muidugi sinna võid panna ka täiesti lukeminen, kui sulle meeldib lugeda. Lihtsalt asjad. Aga neid peab olema. Tühjaks ei tohi jätta. Aga samas neid ei tohi ka olla. Jalkapallo, puutarhahoito, valokuvaus, bloggaus, lukeminen, kuviokellunta. Aitab. No 2 või 3. Minu hobi on näiteks lukeminen ja kirjoittaminen. Ja siis natuke vaatan, et kuhu ma olen kandideerinud. Mõnikord ma olen pannud puutarhanhoito, aiandus. Mõnikord ma olen pannud midagi muud. Sest neid hobisid on mul tegelikult väga palju, aga kui neid on nii palju, siis nad ju mõtlevad, et sellel inimesel on hobisid nii palju, et ta ei jõuagi oma tööga tegeleda. Mõtle, mis on sinu harrastus ja kuidas see kõlaks soome keeles.